toetusena, aga iga toetus on vaja tagasi maksta. Ega meil tegelikult ju tasuta lõunaid ei ole. Inimesed peavad ju aru saama sellest, et ühesõnaga okei, täna peatati 2,6 miljardit maksavad, ütleme, meretuulikud, aga meil on tegelikult ju eraldatud 12–15 miljardit. See tähendab seda, et see on 12 000 miljonit on seda raha, ehk siis 12 miljardit on siis selleks, et üles panna need tuulikud. Aga see 12 miljardit on arendajale, kes siis ütleme, ehitab selle üles. See on ju vaja kodanikul, vallakodanikul täna kinni maksta. Me teame seda, et tuulegeneraatori eluiga on ainult 30 aastat. See on ainult 30 aastat. Ja lõpuks utiliseerimine läheb ju täpselt samamoodi. See läheb vallarahakotist, aga vallarahakotti me ju toodame kõik ise raha. See tähendab seda, et meil jääb puudu sotsiaalhoolekandeteenustest, meil jääb puudu haridusteenustest ja kõigest muust, kui me peame hakkama kinni maksma seda elektrit, mida me toodame Euroopa Liidule. Sest see ei tule meile täna endale. Me ei saa seda täna endale. Me toodame selle puhtalt Euroopa Liitu. Ja selle kohta minul ongi küsimus, et kuidas kodanik hakkab seda hinnavahetust nimelt kinni maksma, sest see ju odav elekter, see müüakse ära ja siis, kui on vaja meil elekter, siis me ostame selle kallinaga sisse, et see ongi reaalselt koheselt hakkab mõjutama. Mina täna küsiks hoopis poliitikutelt seda, kuidas on võimalik, et meil on 4 senti kilovatt-tundi tuleb meile merekaablisse sisse Soomest ja meie ostame seda 92 eurot kilovatt-tundi. 92 eurot, mitte senti. 4 senti tuleb kaablisse, aga meie ostame selle vastu. Seal on 2 firmat vahel, üks on Soome firma ja teine on Eesti firma, kes tegelikult võtavad kogu kasumi vahelt. Kogu selle vahe võtavad endale. Meile reklaamitakse väga selgelt seda, et merekaabel ja kõik on tore, et me saame sealt odava elektri. Meil on tegelikkuses täna, mis on ka roheenergiaga võrdsustatud, on tuumajaamad. Need on tegelikult, meil oleks 2 väikest tuumajaama ja meil oleks tegelikult küll ja veel seda elektrit. Ja see toetaks tegelikult, kui me räägime ka põlevkivist, mis meil tegelikult on taastumatu energiaallikas, ehk siis meie tänane allikas, kust me saame elektri, siis kui seda räägitakse ka, et on 30-40 aastat, on veel tegelikult järgi põlevkivi, aga kui me täna juba otsustame selleks, et me teeme omale tuumajaamad, siis meil ongi tegelikult ju kaetud. Me lisame sinna selle energia ja me võime siis ühel hetkel ära põlevkivi tootmise tõesti lõpetada põlevkivist energia tootmise. Nii lihtne see ongi. Aga meil on kogu aeg räägitud ja hirme tekitatud selle sama tuumajaama ees, aga te seda tuumajaama tegelikult ei pea kartma, kui ta on korralikult üles ehitatud. Selle kohta on jällegi omad uuringud täiesti olemas ja teadlased on selle kohta rääkinud. Ta on palju ohutum kui teised energiatootmised. Tänapäeval on võimalik teisiti. Absoluutselt. Absoluutselt. Jah, sest inimesed on endal mällu jätnud, et nagu Tšernobõl. Nagu Tšernobõl, et see on midagi kohutavat ja koledat ja ohtlikku, aga tegelikult see ei ole nii. Ja ei ole. Sellele on ta ju veel, ta on juhitav. Ta ei ole selline suvaline, et kuidas tuul puhub või päike paistab. Täpselt. Et see on nii suur nagu meil praegu on olukord, et ostame seda Soome kurki, odavat kurki, aga meil endil ei kasvatata, sest ongi elekter nii kasvatatakse kallis. Küll, aga luun ja kurk kasvab küll, aga ta ongi nii kallis. Aga jällegi, tuleme tagasi selle juurpõhjuse juurde. Juurpõhjus ongi see, et kuidas tuleb 4 senti tuleb kaablisse ja meile müüakse see 92 eurot. Kust on igasugused need maksud on seal peal kõik? Seal on ju 2 firmat, kes sellega majandavad ja nemad võtavad kogu selle kasumi sealt. Aga see kasum, siin ongi see sama asi. Meil peaks olema riiklikult reguleeritud kasumid. Täpselt nii, nagu peaks olema riiklikult reguleeritud pangamaks. Et raha Eestisse jääks. Meil voolab raha tegelikult praegu Eestist väga-väga palju välja. Ükskõik see, millist liini pidi sa vaatama hakkad, siis tegelikult on see, et
me oleme üliõnnelikud, kui meil on mingisugused välispartnerid, aga need välispartnerid koorivad meilt mitu nahka ja kasu saavad sealt ainult, ütleme, mingisugune väike osa sõpruskonnast, kes on sellega seotud, ülejäänud raha. Ma usun ka, et tuuleparkide raha, sest need 15 miljardit, mis meil siia planeeritud on, siis sellest, ütleme, seal 10 miljardit liigub kindlasti välja. See ei jää meile. Ehk siis tuleb üle vaadata, et kes on need meie esindajad seal, kes need otsuseid vastu võtavad, et kui selgelt ei ole oma kogukondade ja inimeste heaolu ja vajadused ei ole esiplaanil, siis on midagi valesti. Väga-väga valesti. Praegu on väga-väga valesti see kõik. Et kui mõelda siis selle peale, et kui terve meie Eestimaa on kaetud näiteks tulevikus nende suurte teletorni kõrguste tuulegeneraatoritega, Eestimaast on tehtud üks suur tööstusala ja inimesed on sunnitud lahkuma siit oma kodudes, sest nad ei ole lihtsalt tervis on läinud niivõrd käest ära, et nad ei saa enam oma kodudes edasi tegutseda, mis siis niigi praegu on suur väljaranne, nii paljud inimesed lähevad Eestist ära küll Hispaaniasse, küll Portugali, kuhu iganes on ja mis siis edaspidi saab, siis ongi üks suur tööstuspiirkond Eestist. See on ju kõige suurem oht. See ongi kõige suurem. See ongi kõige hullem asi, mis juhtuda võib. Sest et praegu on viimane aeg midagi ette võtta ja julgelt ei sellele öelda, mitte lasta teha seda muutust, sest siis on juba hilja, kui need teletornid siin püsti on pandud. Ja vaat siin ongi see sama asi, nii nagu me enne ka rääkisime seda, et ma ei eita seda alternatiivenergia allikaid. Ma ei eita neid, ütleme, tuulikuid, ma ei eita, aga ta ei pea olema 300 meetri kõrgune. Ta võib olla seal talu, kes on metsa sees, ta tekitab endale alternatiivenergia sellega. Palun väga, see on väga okei, kui tal on seal 20 meetrine tuulik ja sellega ta tekitab endale alternatiivenergia. Või siis on päikesepaneelid täpselt samamoodi, väga selgelt töötavad nad üksikmajapidamistel ja üksikmajapidamistel on nad täiesti abiks ja toeks. Aga see ei pea olema sellises massiivses võtmes. See ei pea olema sellises massiivses võtmes. See on liig. See on lihtsalt on see, et täna, ma ei taha siin öelda seda, et leitakse nüüd see rumal riik, kus kohas hakatakse siis, kes võtab raha vastu ja hakkab siis nüüd, ütleme, oma rahvast välja sööma omalt maalt. Aga tegelikult, olgem ausad, see niimoodi ju on. No praegu see nii on, jah. Sest siin on reguleerimata kõik need võimsus, kõrgus, et arendajatel on nagu vabad käed. Et kui mujal on veel need reguleeritud, et tuuakse seda Taani näidet või Saksamaa, aga seal on ju madalamad, palju absoluutselt. See mõju on ka hoopis teine. Sest kui me vaatame ka tegelikult täna, võtame lahti või tähendab maailma tuuleatlase. Jah, meil tuult on, aga meil on see rannikutuul. Kui ma võtan oma Kesk-Eesti piirkonna, siis ongi see, et ma lähen võimalikult palju kõrgustesse, et viimast seda niisugust tuulepöörist seal kinni püüda. Jah, ma saan aru nende arendajate mõtetest, aga see ei ole inimesele, kes selle ligiduses elab, see ei ole kasulik. See ei ole... Ja, et see on tegelikult on ta siin eksperimentaalne. Absoluutselt. Kui mujal maailmas on neid ei ole nii lähedale inimestele, nii kõrgeid neid meretuulikuid paigaldatud, et siis meil tahetakse siin niisugust eksperimenti teha. Täpselt. Ja selle eksperimendi käigus võetakse kätte, kui see tuulikute ala liigub üle Eesti keskpaiga, siis ongi see sama asi, et kui me võtame sealt 60 meetrit viimasest tuulikust või 60 kilomeetrit ühele poole 60 kilomeetrit teisele poole, siis olemegi tegelikult ju muutnud tegelikult Kesk-Eesti vööndi, oleme muutnud ju elamiskõlbmatuks. Täiesti. Elamiskõlbmatuks ja tegelikult eos siin ikkagi tundub ka see, et arendajatele, et siin ikkagi ei ole head tingimused, et see vastuseis on väga suur ja kui inimesed kauplevad välja, et öörahu ja öösel me peame saama olla ilma selle mürata, siis tegelikult kui need ööseks nüüd seisma panna ja kui meil seda tuult ka siin väga ei hiilga oma tuule näitude poolest, siis siin on sellised pankroti teemad jälle,
jah, aga kes selle kinni maksab? Jällegi meie ise maksame, sest kui arendaja on juba selle üles pannud, majandamine läheb kohalikule omavalitsusele. See, et sa pead teda hooldama, sa pead tiivikuid vahetama ja pärast utiliseerima. 2035 on minu teada Euroopa Liidu seadused, kus ütlevad, et ei tohi enam tiivikuid matta. Siis tuleb nendele tiivikutele leida mingisugune alternatiiv ümbertöötlemine. Aga selleks pole siiamaani mingit võimalust leitud. No aga praegu ei ole meil ei ole tegelikult ju selle ühe tuuliku näiteks sünnist surmani eelarvet ei ole olemas. Ma lõpetasin selle taastuvenergeetika kursuse ja seal ütlesid teadlased, et keegi ei tea seda. Keegi ei ole seda veel täna välja arvutanud. Et see ongi see, mis paneb mind nagu mõtlema, et me muudkui ehitame, saame väljapoolt raha, muudkui teeme, aga mis ta meil maksma läheb lõppkokkuvõttes, sest see on meie kohaliku omavalitsuse rida. See tuleb uus eelarverida sinna. See on see, mis minule muret tekitab. Tõsist muret. Esiteks, et kahju on väga suur. Kahju on väga suur. Majanduslik ehk siis ütleme see juba rahaline kahju ja teine on keskkonnakahju. Keskkonnakahju, no kui meil on Kesk-Eesti vöönd on kõige paremate muldadega vöönd, kõige suuremad lehmakarjad või loomakarjad võiks olla siin selles piirkonnas, siis need lehmad enam ei lüpsa meil tegelikult siin. Meil ei ole piimatoodangut siis enam. Nii et see kõik on ahel. Kõik on ahelreaktsioon. Siin üks ahel, üks reaktsioon mõjutab järgmist. Et rohkem vaadata seda tervikpilti ja tegelikult, kuidas see kõik nagu mõjutab. Täpselt, seda mõju on palju ulatuslikum, kui me tegelikult näha tahame või näha oskame. See on minu mure.